Seoses Rail Balticu ehitusega on üles kerkinud väga tähtis teema. Millises olukorras on meie maavarade varud ja kas meil peale tähtsate taristuobjektide ehituse midagi ka tulevaste põlvkondade jaoks maa sisse alles jääb? Seda me tänases saates uurimegi. Eesti läbi aegade võimsaim taristuprojekt on ehitushoo korralikult sisse saanud. Viimaste aastate jooksul on valminud mitmed Rail Balticu ökoduktid ja viaduktid. Teistel parasjagu käib või siis veel planeeritakse vilgast ehitustööd. Enam kui 200 kilomeetri pikkusest põhitrassist on ehituses juba üle 100 kilomeetri. Praegult me seisame siis külmakaitsekihi peal. Et külmakaitsekihi eesmärgiks on siis tagada raudtee püsivus ka väga talvistes oludes, et ei toimuks ootamatut külmakerkeid. Siia peale hetkel tuleb veel 2 alusehituse kihti, milleks on siis mulde vahekiht ja ballasti alune kiht. Kui nende materjali nõuete juurde tulla, siis tänasel päeval tuleb ballast tuua sisse välismaalt. Kõigi muude materjalikihtide osas juba on teostatav ka kodumaiste materjalidega. Hinnanguliselt kulub Rail Balticu Eesti lõigu ehitamiseks liiva ja kruusamaterjali umbes 15 miljonit kuupmeetrit. Selle koguse illustreerimiseks võib püüda ette kujutada, et Saaremaa suurune ala on kaetud 3 sentimeetrise liiva ja kruusakiiga. Ta nagu võrdluses, mis me iga aasta Eestis niikuinii kaevandame. Kui võtta see kogus kokku, siis ainult Rail Baltica osa on umbes 2,5 Eesti keskmine tarbimise maht. Et kui niimoodi võrrelda, et mida me iga aasta niikuinii tarbime teed ehituseks, hoolduseks, majade ehituseks, betooniks, et siis see arv nii suur ei tundu enam. Aga kui võtta see suur miljon number, et siis ta võib inimesi pahmadama, kas nüüd kaevatakse Eesti tühjaks. Ei kaevata. Et kindlasti mingid karjäärid saad ammendatud, mingid kiiremini, mingid võib-olla aeglasemalt, aga ütleme sukest suurt kriisi see objekt valdkonnal ei tekita. Materjalide mõttes meie vaatest on eelgi nii, et meie leiame endale ehitushangete kaudu ehituse partneri. Seal hangetes me paneme ette materjalide osas siis nii kvaliteedinõuded kui ka siis need keskkonnanõuded ja sellised suunised võimalikult palju kasutada ringset materjali, teisest materjali, oma materjali, mis trassist välja kaevena tuleb. Ja sealt edasi siis see ehitaja tegutseb edasi, et ehitaja leiab selle karjääri või siis tootja, kes talle selle materjali pakub. Raudtee ehitamises kasutatav täitematerjali kogumaht Rail Baltica puhul on circa 15 miljonit kuupmeetrit. Sellest circa 10% moodustab siis imporditav ballastkillustik ning circa 10% me loodame, et taas kasutatakse ka objekti väljakaevetes saadavat materjali raudtee muldkeha ehitamisel. Eriti soositud on muidugi olukorrad, kus töövõtja saab kasutada materjali, mis pärineb tema enda väljakaevest. Näiteks antud juhul me oleme siin Kangru-Saku lõigul. Kui Kangru poole liikuda, siis tegelikult Kangru pool asub raudtee süvendis, kust pärineb väga palju liivast materjali, mis on siis ära kasutatud antud lõigu teistes kohtades, kus on vaja täita. Reegel on siis selline, et mida kõrgemasse kihti me jõuame, et siis seda kvaliteetsemaks muutub ka materjal. Rail Baltic ise ei oma ühtegi karjääri ega ei teosta ka kaevandamist. Meil on projektiga lihtsalt ette nähtud materjalinõuded erinevate kihtide jaoks ja see on siis töövõtja enda valik, milliseid saadaolevaid materjale ta parasjagu kasutab, mis vastavad siis kihile sätestatud nõuetele.
Tere tulemast TREV2 Tammemäe 8 liivakarjääri. See on üks mitmest Tallinna Saku maardlas paiknev liivakarjäär ja konkreetselt see karjäär on üsna lühikese elukaarega. Aastaks 2027 lõppedes võiks olla see koht juba korrastatud ja antud siis nii-öelda uuesti kasutusse. Mille tarbeks te siit liiva viite? Üldehitus, peamiselt taristuehitus ja loomulikult ka täna aktuaalne Rail Baltic. TREV2 portfellis on 40 karjääri ja need on üle Eesti laiali ja me arendame tegelikult kogu aeg. Meil on umbes paarkümmend arendust korraga töös, sellepärast et me ammendame neid suhteliselt kiiresti ja anname siis nii-öelda keskkonnale korrastatud karjääre tagasi. Ikkagi ajalooliselt on kõige suurem tarbija ja tellija on ikkagi Transpordiamet taristuehitusega. Nüüd jah, on juba mitmendat hooaega ikkagi Rail Baltic on see number 1 nii-öelda tarbija. Harju ja Raplamaal lõpeb intensiivsem ehitusperiood eeldatavasti juba 2027. aastaks. Siis liigub põhirõhk Pärnumaale, kus samal ajal ehitatakse ka Pärnu-Ikla suunalist 4-realist maanteed. Ka maavarade transpordi seisukohast saab see keerukas aeg olema, sest kõiki vajalikke materjale kohalik maapõu ei peida. Maapõu valdkond, et sealhulgas siis maavarade uurimine, kaevandamine ja kaitse on meil koordineeritud läbi riigi. Õigusruumi poliitilise ja strateegilise vaatega tegeleb meil ministeerium ehk Kliimaministeerium. Kaevandamisload, uuringuload ja erinevad maapõu tegevused on siis Keskkonnaameti vastutada ja seal on ka järelevalve. Ja teaduse poolega ja analüüside uuringute läbiviimisega ja ka andmetega tegeleb meil teadusasutus Eesti Geoloogiateenistus. Lisaks ütlevad sõna sekka veel omavalitsused, MTÜ-d ja kogukonnad. Et mingit karjääri üldse avada, eelneb aastatepikkune eeltöö. Kõigepealt tuleb ettevõttel süveneda avaliku geoloogilisse kaarti, mille põhjal tuleb esitada uuringuloa taotlus ning eraldi ka kaevandusloa taotlus. Järgnevad erinevad uuringud, eksperthinnangud, kooskõlastused ja pikk ning keeruline menetlusprotsess, mis võib mahukate taotluste puhul võtta aega isegi 10 aastat. Kui karjääri hakatakse planeerima, siis on hästi oluline ära hinnata ja kokku leppida kogu tema elukaar. See tähendab kuni siis avamisest, kuni korrastamiseni. Sellepärast, et hea tava on, et korrastamisega on võimalik luua kas siis kogukonnale midagi tagasi, näiteks pinnavormid võivad seal mingit rekreatiivset tegevust toetada või siis koostöös bioloogidega on võimalik luua ka elupaikasid. Loomulikult on klassikalised meetodid ehk siis metsastamine ja lihtsalt veekogud. No rääkides siin ühe ja teise omavalitsusega, siis omavalitsused pelgavad pisut seda, et kui see kaevandaja läheb pankrotti, siis lõpuks on sealt asjad võetud, aga korda ei tehta midagi. Jah, see murekoht on, et ma arvan, see on igas suhtes majandusvaldkonnas see mure, et mis siis saab, kui ettevõte läheb pankrotti, et neid olukordi on, ei tasu valetada. Aga õnneks on ka maapõueseaduses siuke säte, et siuksed olukorrad juhtuvad, siis selle ala eest vastutab riik. Et ikkagi, kuna meie riigina ise tegelikult seda materjali kõige rohkem tarbime, et kui tulla nüüd numbrite juurde, et kui võtta kõik ehitusmaavarad, mida me kaevandame Eestis, olgu siis liivkruus, paekivi ja savi, et umbes 70-80% tarbib riik ise. Ja peamiselt läheb taristusse. Sealt järgmisena on omavalitsused oma taristuga ja umbes 10%, mis siis alles jääb. Et seda siis tarbivad ettevõtted, kes toodavad ehitusmaterjale, betooni, telliseid ja nii edasi. Et see peamine tarbija riik ise. Ja kui me ise oleme peamine tarbija, siis on ka hea sellest midagi natukene vastutada, et olla see tugi siis. Et kui juhul, kui midagi juhtub, siis me tuleme aitama. Kui vaatame suurt kaarti, siis Saku vald sellest raudteest, uuest raudteest on kõige rohkem mõjutatud kohalik omavalitsus. Ta läheb täiesti otse üle terve Saku valla. Täna ehitus käib.
kaevandustegevus on intensiivistunud, võetakse rohkem maa seest ära ja pannakse sinna teetammi, aga see ei ole nüüd selline tohutult märkimisväärne, see on tegelikult Saku vallas toimunud aastakümneid. Mis omavalitsus sellest tagasi saab, kui teie piirkonnast võetakse ära mingit maavara? No omavalitsusel õnneks on siin otsustusõigus olemas ja võimalus protsessi mõjutada. Nii et sellise üldpõhimõttena ütleksime, et me ei lase teha midagi sellist, mis keskkonda ja kohalikke inimesi nagu otsustavalt kahjustaks. Ehk siis me saame ette kirjutada oma tingimusi, näiteks kaevandamise aegseid, kust kaudu sõita, kuidas vähendada seda tolmuliiva mõju ja kuni sinnamaani välja, et me lõpuks saame öelda kaevandajatele, et kui see auk on sinna tehtud, siis milline see auk peaks olema? Loome siia võimalikult mugava ujumisala ja selle ideeni me tegelikult jõudsimegi koostöös kohaliku omavalitsusega. Et tegelikult Männikul, kes on siin ujumas käinud, teavad, et nõlvad on järsud ja ei ole nagu seda kasutajasõbralikkust siin, siis see on koht, kus me arvestame sellega, et teeme ujumisala. No tasub mainida ka seda, et tegelikult liiv põhiliselt, mida siis meie kandis kaevandatakse, on tegelikult kaevandaja jaoks tasuline, ehk nad maksavad maksu selle eest ja see maks suures osas jõuab ka Saku valla eelarvesse. Sellega on probleeme tegelikult, ma ütlen otse välja. See summa justkui tundub nagu suur, aga see on prognoosimatu. Sest et me tegelikult ei tea, kui palju kaevandatakse ja me lihtsalt peame seda võtma justkui plussina. Teine asi on see, et meie jaoks ei ole ka eriti hästi läbipaistev, kui palju kaevandatakse ja kui palju sellest meile tasu laekub. Selline läbipaistvuse teema on üldpõhimõte. Kaevandustasude puhul on see, et me sellega leevendame nii-öelda kohalikke häiringuid. Saku valla kontekstis on see olnud aastate lõikes umbes 500 000 kuni siis 1 miljon aastas. Meil on uuringuluba ja kaevandamise luba ja mõlemas protsessis on kaasatud kohalik omavalitsus ja samuti ka kogukonnad ja piirinaabrid, kes siis selle taotletava ala ümber paiknevad. Ja mõlemas protsessis on täna õigusruumis neil öelda, kas nad soovivad, et see asi tuleb sinna või siis nad ei soovi. Kui ei soovi, siis seaduse järgi on see keeldumisalus loa andmisest. Aga see on üks siuke säte seaduses juures, et kui on ülekaalukas riigi huvi, et siis on võimalik Vabariigi Valitsuse nõusolekul vastav luba anda. Ja kuna ta on väga erandolukorras, siis seda tehakse harva, et viimase 5 aasta jooksul on ainult üks kaevandamisluba sarnaselt antud kruusa kaevandamiseks. Kuigi maavarade kaevandamise käigus muutub pinnas tihti lausa tundmatuseni, kehtib ka siin tõdemus, et loodus tühja kohta ei salli. Nii on ka Saku valla karjääridesse juba kaevandamise ajalgi elama kolinud mitmed looduskaitsealased liigid, alates kõredest kuni kotkasteni. Kuidas Trev 2 ammendunud karjäärid loodusele tagasi annab? Juba karjääride taotlemise protsessis me hakkame koostööd tegema bioloogidega, võtame sisendi, et kui me oleme maavara ammendanud, et mis siia siis pärast seda tulla võiks ja siis me arvestame nende sisendiga juba korrastamise käigus ka. No on sul häid näiteid ka, kuidas loodus on võib-olla isegi natuke ootamatult tulnud? No selja taga on need head näited, et siia me oleme loonud 1. ja 2. kaitsekategooria elupaigad, aga lisaks on siia ise tulnud merikotkas, laululuika ja paljud teised tegelased. Ehk siis nagu sinu kogemusest tegelikult ikkagi loodus leiab viisi nende muudetud alade juurde, võib-olla siis isegi võrdlemisi kähku? Ja piisavalt kähku ja võib-olla ta ei tule tagasi endises olekus, aga siis tulevad need uued elupaigad ja uued loomad, kes siia leiavad oma elupaiga. Ja teinekord isegi paistab, et pealtnäha on nagu suht tühi võib-olla see ala, aga see tähendab, et seal on must miljon väikest tegelast, kes elavad seal rohujuure alla ja see on äge. Iga loodusressursi tarbimine mõjutab mingil määral keskkonda, annab mingi häiringu. Aga see ongi see, et ilma nendeta kahjuks me tänapäeva ei saa. Et me oleme loodusressurssist sõltuvuses ja me peame neid siis haldama võimalikult vastutustundlikult, heaperemehelikult ja neid ka kasutama sarnaselt.
kuigi me ise neid kaevanduslube ei taotle ja tavaliselt me ei ole ka seal protsessi osalised, siis võib juhtuda, et meid kaasatakse protsessi juhtudel, ehk siis kaevandusloa taotluse protsessi juhtudel, kui see kaevandus või karjäär asub meie trassi lähedal. See võib olla siis ka tehnilistel nõuetel, kui ta on meile väga lähedal, aga reeglina see on olukord, kus see karjäär siis tahetakse avada olemasoleval metsamaal, kus on lähedal näiteks meie ökodukt. Ja siis meie huvi on seal hoopis tihtipeale vastupidine, et meie oleme mitmel korral öelnud just, et kas saaksin seda vähendada, seda ala, või meie arvates siin tekib vastuolu selle ökodukti toimimusega. Ehk et see ei ole selline ühesuunaline huvi ka meie poolt, et meie jaoks on väga oluline see, et need ökoduktid tegelikult toimivad ja sinna karjääre ei avata nende suumaladele. Suure taristuehituse puhul saab mõjutatud nii keskkond, kust ehituseks sobivaid maavarasid kaevandatakse, kui kohalik elanik, kelle kodu lähedalt läheb ehituse ajal läbi materjale transportiv veokite voor. TREV 2 on üks Eesti suurimaid taristuehitajaid, kes ise ka maavarasid kaevandab ning neid kaevandustest ehitusplatsidele transpordib. Ettevõtte suurim partner on Transpordiamet, kelle maanteid üle Eesti ehitatakse, kuid praegu ehitab ettevõtte lisaks erinevatele mastaapsetele maanteelõikudele nii Rail Balticu kohtrajatisi kui põhitrassi. Üldiselt karjääriste objektile transport on organiseeritud siis erinevate veokitega, et kui on sellised pikemad veod, siis kutsutakse neid masinaid poolhaageteks ja objekti siseselt kasutatakse ikkagi põhiliselt siis tumpereid või traktoreid, et need olud, kus liigeldakse, on võrdlemisi rasked ja tänu sellele siis tavalisi veokeid ei saa seal kasutada. Aga jah, meie jaoks on väga tähtis see, et see veomaa oleks maksimaalselt ökonoomne ja samas ka siis kohaliku elaniku minimaalselt häiriv, sest et mida suurematest asulatest me läbi sõidame oma veo nii-öelda marsruutidega, siis seda rohkem tekitab see pahameelt ja seda rohkem peame meie jälle selle nimel vaeva nägema, et hiljem siis neid teid korda teha, puhastada, hooldada ja nii edasi. Ütleme, see on selline pidev kompromisside ja tasakaalupunkti otsimine, sest selge on see, et kui tuhanded autod, ütleme mingi ajavahemikus aasta-paari jooksul tuhanded või 10 000 autod nagu sõidavad ühte sama trassi, siis teha nägu, et see ei mõjuta inimesi, kindlasti on vale. Et see mõju on olemas ja võiks öelda, et see on häiriv kahtlemata inimeste jaoks, mingil kujul tuleb sellega leppida. Me oleme tõesti kaevandajale ja vedajale kirjeldanud ja öelnud, et seda me aktsepteerime, aga näiteks see, et nad sõidaksid Saku keskasulast läbi, see ei ole meile vastuvõetav ja tegelikult oleme sellise kokkuleppega saavutanud. Aga mis seal talata? Nad sõidavad kuskilt mujalt, need autod on suured, nad on tolmused, nad sõidavad kiiresti ja see tegelikult häirib inimesi. Ehitusest tõenäoliselt transport ja kaevandamine on ikkagi tohutu keskkonnajalajälg. Kas TREV 2 midagi teeb ka, et see keskkonnajalajälg oleks võimalikult madal? Proovime leida kõige nii-öelda energiat vähem tarbivad marsruudid. Ehk et tihti on see, et veoautod proovivad sõita maksimaalselt optimaalse kiirusega. Teine asi on kindlasti see, et me objektidel proovime hakata kasutama ka lõiguti biokütuseid. On teatud riigihanked, kus siis biokütuste kasutamine selline pilootprojektidena on juba tänases hetkes läbi katsetatud ja eks järjest enam erinevad siis sellised kütuse alternatiivid jõuavad nii kaevandustehnikasse kui siis objektidele, et eks see on paljuski tellijate käes on ka see suuna näitamine, et kui tellijatel on huvi ehitada säästlikumalt, just keskkonnasäästlikumalt, siis nende hanketingimustega on võimalik siis ka ehitajaid suunata. Et jah, asfaldis on seda juba Eestis kasutatud ja ma arvan, et see aastate jooksul muutub järjest suurema mahu peale. Üks viis nii raudtee kui teede ehituse keskkonnajalajälge vähendada on võimalikult palju kasutada teisest tooret
ehk materjale, mis asendavad karjäärist võetavaid maavarasid. Nendeks võivad olla purustatud ehituslammutusjäätmed, aheraine ning kaevetööde käigus välja kaevatu. Kuna raudtee ehituses on materjalile väga kõrged kvaliteedinõuded, saab teisest tooret kasutada üsna vähesel määral. Tõesti, see materjali üle jääb. Töövõtjad on siin leidnud erinevaid lahendusi, kas siis lokaalselt või on ka läbi rääkimas erinevate karjääride omanikega, kuna karjääride avamisel tihtipeale on siis tingimuseks hilisem taastamine metsamaana, mitte veekoguna, mis tähendab, et see karjäär tuleb täita ja selleks tuleb ka leida kuskilt materjal. Pigem on ökoduktide puhul on just tegemist olukorraga, kus tihtilugu töövõtjad kasutavadki teistelt ehitusobjektidelt pärinevat pinnast, mis ei ole leidnud kasutust nende enda ehitusobjektide raames ning on siis ökodukti nõlvadele, kus materjalinõuded ei ole nii karmid, on seda kasutatud. Näidetena võib näiteks tuua Saku kooli rajamiselt kaevest saadud materjal on kasutatud Tagadi ökoduktil. Siin konkreetsel Saustinõmme ökoduktil peaks olema materjali näiteks IKEA rajamisest ning on kasutatud ka näiteks meie enda ülemiste objektidel saadud materjali nii-öelda nõlvade täiteks. Harju teisel lõigul asub raudtee väga pikalt süvendis, kust pärineb circa 2,5 miljonit kuupmeetrit täitematerjali, millest osa on siis paekivi, mis läheb ümbertöötlemisele ja taaskasutamisele juba raudtee muldkeha ehitamisel, kuid teisalt on seal väljakaevast pärineb ka moreeni, mida kasutatakse siis teiste Rail Baltica objektide leebemate nõuetega materjalikihtides. Hooldusteede puhul näiteks ongi see koht, kus me saame rohkem neid teiseseid materjale kasutada, samuti laoplatside ehituses. Põhitrassi puhul on analüüsitud siin aheraine võimalikku kasutust, mida tuleks siis segada selleks, et ta sobiks. Ongi analüüsitud ka isegi keskkonna jalajälje mõttes just seda, et kas see siis tegelikult ongi üldse parem, et kui me peame selle tooma sealt kaugelt Ida-Virumaalt ja vaja läheb teda Pärnus. Ja vastus on see, et ta süsiniku jalajälje mõttes kaotabki seal juba selle eelise ära, et ta tegelikult olekski siis suurema süsiniku jalajäljega. Aga aheraine puhul on ikkagi limiteeriv ka see saadavus, kuna kasutada saab ainult värskelt nii-öelda lindid maha rulluvat materjali. Eks need võimalused aasta-aastalt muutuvad paremaks, et ka sellel objektil üksikud materjalid lähevad taaskasutusse, on see siis näiteks osaliselt väljakaevatav kasvumuld või siis maa seest välja tulev paekivi killustik. Teie võidate siis siit kogu transpordi, keskkonna jalajälje ja riik võidab siis selle, et mingi karjäär jääb ikkagi natukene vähem puudutatuks, eks ole? Täpselt nii. Paljud arvavad, et Eesti on juba nagu auklik juust. Et kui võtta ehitusmaavarad, ainult ehitusmaavarad, siis kogu Eesti pindalas, kui võtta karjäärid kokku, on selline olenevalt ajaetapist muidugi, aga 0,2–0,3% Eesti pindalast. Kuidas siis kokku võtta? Iga maas seest võetud kamakas aitab meid küll jõudsasti edasi, aga jätab ka sügava jälje. Et mitte päris kikivarvul kõndida, siis katsume ikka läbimõeldult ja strateegiliselt. Järgmisel nädalal kohtume sellel hooajal viimast korda ja jagame nippe, kuidas soodsalt ja jätkusuutlikult korralik jõululaud katta. Nägemiseni!